Tere! Minu nimi on Jana Toss ning tutvustan teile Francesca Zappia noorte romaani Mõtlesin su välja. Raamatu peategelaseks on teismeline tüdruk Alex, kelle iga päev on võitlus selle nimel, kuidas eristada tegelikkust pettekujutlusest. Viimase aasta enne ülikooli astumist on ta sunnitud uues koolis veetma ning pingutab kõigest väest, et tema suur saladus varjatuks jääks. Kuid enne, kui ta taibatagi jõuab, on ta endale leidnud juba sõbrad, käib pidudel, armub ja kogeb kõiki teismeea katsumusi. Saladuse hoidmine muutub aga järjest keerulisemaks. Ma arvan, et nüüdseks on üsna tõenäoline, et Celia vihkab sind, ütles Miles lõpuks. Ära sa märgi, ma poleks arvanudki. Sellest mürkmao pilgust, millega ta mind jõllitas, kui sa teda mind kutsuma sundisid, ei oleks seda küll välja lugenud. Haarasin ühe varda ning torkasin otsapidi põlevasse notti. Mis värk temaga üldse on? Ta muud ei teegi, kui passib sind. On ta su eks või midagi? Ei, mul pole kunagi. Ta muutis hetkega tooni. Ta on alati niisugune olnud. Me ei tea, miks. Sa meeldid talle. Ma olin endiselt veendunud selles, mida ma Theole rääkinud olin, isegi kui tema seda veidraks pidas. See on idiootlik. Kas sina arvad nii? Küsisin mina. Miles vaatas minu poole. Kas sa vihkad mind? Küsimus oli nii ootamatu ja ta hääl nii rahulik, ilma igasuguse emotsioonita, et ma polnud kindel, kas ta ootaski vastust. Sa oled väikest viisi jobu. Ta ei näinud vastusega rahulduvat. Olgu, sa oled täielik mölakas. Kogu planeedi suurim sitapea, seda tahtsidki kuulda või? Ei, tõest oleks täiesti piisanud. Olgu, sa oled jobu. Aga ei, ma ei vihka sind. Keskendusin erilise hoolega tuhaskuhjakeste moodustamisele. Ma ei tahtnud uuesti tema poole vaadata, kuid tundsin endal tema pilku. Ma arvan, et raamatute lahtilõikamine läks natuke liiale. Ja minu kapi kinniliimimine ei läinud. Imetlen sinu kindlameelsus selle eitamisel muuseas. Tänan. Kuidas su käsi ennast tunneb? Paremini, ütles ta. Veab, et mul allergiat ei ole. Kui oleks, siis oleksin su kohtusse kaevanud. Ja mis mõttega sinusugune rikkur minusugust tavainimest kohtusse kaebab? Milesi varda ots langes lõkke kõrval vastu maad. Ta keskendus täielikult minule. Miks sa arvad, et ma rikas olen? Kehitasin õlgu. Sa oled ära helitatud, ainuke laps, su kingad on alati läikema nühitud. See oli täiesti tõsi. Tema särgil polnud kunagi ühtegi kortsu, lips oli otse, püksid viigitud ja pressitud ning ta kingad olid mustemad ja läikivamad kui kellelgi teisel. Ja tema juuksed. Ma ei tea, kust alustadagi, sest need nägid iga hommik välja, nagu oleks ta otse duši alt tulnud ja seejärel neid nõnda sättinud, et juuksed kuivaksid kõige imepärasemaks sasipeaks. Just kui hästi passiv padjasoeng, kui selline asi üldse võimalik on. Milline ta ka oli, nägi ta igal juhul kõvasti vaeva, et kena välja paista. Mu kingad on alati viksitud, ütles ta hämmeldunult. Kas sa selle pärast arvadki, et ma olen rikas? Sest mulle meeldivad läikivad kingad. Keitasin uuesti õlgu, põsed kuumamas. Ja mõnikord on selleks väga head põhjused, miks keegi ainus laps on, nii et ära seda teemat küll puuduta. Hästi, tõssin käed üles. Vabandust, eks, sa ei ole rikas. Miles pööras end uuesti tule poole. Üle meie lasus taas vaikus, aga ka seekord ei olnud see ebamugav. Lihtsalt väga raske. Just kui pidanuks kumbki meist aina rääkima, kuni pole enam midagi öelda. Kui hästi sa üldse ajalugu tunned, küsis Miles. Hääl pehme ja siiras. No, oleneb. Ajalugu on suur ja lai. Mis sind huvitab? Kõik, ütles ta. Aga enne kui ma jõudsin küsida, mida paganata sellega silmas peab, küsis ta. Kes oli 14. USA president? Franklin Pierce, ainuke New Hampshire'ist pärit president. Mis oli tema teise lapse nimi ja millesse see laps suri? Ben, ei, Frank, Robert,
Frank Robert Pierce suri tüüfusesse. Kui vanalt? 4-selt, 5-selt, ma ei mäleta. Miks sind mingi vähetuntud presidendi teine laps nii väga huvitab? Miles vangutas pead ja vaatas kõrvale. Kuid ta ka naeratas. Imelikult, viltuselt, tegelikult rohkem irvitas kui naeratas, aga see oli siiski arusaadav. Kui tark ta siis oli? Geenius, kuid milles? Näis, et ta oskas hästi kõike. Aitas teod matemaatikas, keemia peale ei pilgutanud ta silmagi, inglise keele tunnis magas endale hindeks A+, ning kõik muu näis tema jaoks lihtsalt igav olevat. Ta teadis kõike. Kõike peale minu saladuse. Ja ma pidin hoolitsema, et see nii ka jääks. Verandalt kostav lärm voogas meie poole ja enne kui ma jõudsin põgenemisele mõelda, istus minu kõrvale pingi otsale Celia Hendricks ning Milesi kõrvale veel keegi ja meie vahele jäänud 13 sentimeetrit haihtusid. Meid suruti kokku. Minu õlg topiti tema kaenla alla, tema käsi pressiti meie taha, minu jalad suruti peaaegu üle tema omade. Näis, et kogu tagumise veranda rahvas kogunes tule ümber ringi. Tartusin paigale. Ma ei olnud kunagi ühelegi inimesele nii lähedal viibinud, Charlie välja arvatud. Ma ei lubanud isegi ema endale nii lähedale. Milesi kael ja kõrvad olid punaseks tõmbunud. Küllap oli see temalegi piinarikas. Kuna kõik trügisid meie kõrvale, jäi tõenäoliselt mulje, nagu oleksin end Milesile kaela visanud ja arvatavasti paistis ka, nagu oleks see talle meelt mööda. Nii, see kukkus nüüd küll veidralt välja, ütles Miles. Kuskil meie tagant kostis kolmikute naer. Pöörasime Milesiga samal hetkel pead, et neid näha. Ta lõug põrkas vastu mootsmiku. Ta oigas. Kurat küll, su pea on terasest või? Mis, liiga kõva, et läbi hammustada või? Ai lõust. Torkasin otsasist hõõrudes vastu. Kolmikud olid juba kuhugi mujale läinud. Üks käsi surus mu ribidesse. Kuulge, teie siin! Celia välgutas ma valgeid hambaid. Kuidas pidu meeldib? See on suurepärane, ütlesin ma. Sellal, kui Miles haaras mu jalast ja tõstis selle enda oma peale, hoides mind nõnda kogu keha raskusega talle vastu külge vajumast. Kaotasin tasakaalu ja ta võttis uuesti mu jalast kinni, et ma ümber ei kukuks. Kõnealune jalg oli selleks ajaks juba pehme nagu sült. Pingi taga tungles igasugust põgenemisteed blokeeriv inimmass. Suutsin end vaevu tagasi hoida, et ma Celiale rusikaga näkku ei virutaks. Ma ei märganud, et end tihedamalt vastu Milesi surusin, enne kui ta köhatas ja lõua mu peale ruumi tehes viltu keeras. Mu sõõrmed täitusid tubaka ja puulaastude lõhnaga. Tema jope. See oli seda sorti lõhn, mida olin varem tundnud ainult oma vanemate piipu suitsetavate ja mullas kaevavate ajaloolastest kolleegide küljes. Olin talle nii lähedal, et tundsin selgesti ka üht teist lõhna. Saiakesed. Ja veel üht. Piparmündi seep. Justkui oleks keegi kõik maailma parima lõhnaga asjad kokku seganud ning lasknud Milesil neis kümmelda. Laske mind siit välja, pomises ta. Käsi, mida ta oli minu selja taga hoidnud, langes alla ja libises mööda mu külge. Kõik mu kehakarvad tõusid turri. Miles läks näost punaseks. Vabandust, käsi väsis ära. Meie ninad olid vastamisi. Sirge nina, kandiline lõug, selged silmad. Jah, mõtlesin ma. Jah, väga kena. Kenadus kinnitatud. Ma proovin siit välja pääseda, ütlesin hingetult end ringi pöörates. Mu ülesannet raskendas tunduvalt Celia, kes üritas endiselt Milesi tähelepanu püüda. Ning samuti Celia selja tagant välgatav valgus, põlevate juuste kirbe lõhn ning kellegi karjatus. Sa põled! Need 2 sekundit, mis kulusid mul pärast taipamist, et mina ei põle arusaamiseni, et põleb Celia, olid ühed õndsad 2 sekundit. Celia kriiskas ja materdas end nii, et oli raske näha, kas põlesid ta juuksed, riided või mõlemad. Keegi jooksis ta selja taha ning kallas talle pähe ämbritäie vett, mis tule kustutas. Ta seisis hetke liikumatult, juukseotsad krussis ja mustad, meik niredena mööda nägu alla valgumas.
Kes seda tegi? Kõik jõlitasid teda. Ta oli istunud tulest liiga kaugel, et see võinuks talle külge hakata. Oli ju nii. Ta pusa oli selja pealt sama kõrbenud kui juuksedki. Ei paistnud siiski, et ta oleks viga saanud. Ta puhises raevust pilk mööda inimsumma hüplemas, kuni see minul pidama jäi. Mu fotokas oli temale suunatud. Olin selle välja võtnud enne, kui taipasin, et põlevad juuksed ei olegi luul. Sina olid otse minu kõrval, kriiskas ta. Suskasin fotoka taskusse ja proovisin taganeda, ent mu põlveõndlad tabasid pinki. Sa arvad, et mina tegin seda? Sa olid otse minu kõrval, kes siis veel? Seisin seal ja nägin totakas välja, sest täpselt seda ma teengi, kui mind süüdistatakse asjas, mida ma teinud pole. Unustagem enese kaitsmine või näiteks eitamine, et ma midagi teinud olen. Eitamine polnud mind ka minevikus aidanud. Mu jumal, sa tegidki seda, mis perset sul viga on, Silja näperdas oma kõrbenud juukseotsi, nägu raevust moondumas. Ta vaatas vaheldumisi Milesi ja mind ja keeras siis oma tulehargi volüümi 100 peale. Sa oled armukade. Jõlitasin Milesi, Miles jõlitas mind, me mõlemad jõlitasime Siljat. Mida paganat, ütles Miles. Siis kargas Silja mulle kallale ja tekkis totaalne kaos. Keegi sikutas mu üle pingi ning läbi inimkehade mere, sellal kui kõik kakluseks valmistudes kokku kogunesid. Igas suunas tunglesid inimesed, karjudes, kriisates, muusika oli äkitselt valjem kui varem. Kohe, kui olime välja pääsenud, nägin, et see, kes mind kaasa tiris, oli Art. Tohutud musklid särgi all pingul. Oleksin olnud tänulik, kui poleks olnud asjaolu, et tema ilmus tavaliselt välja siis, kui Milesil oli käsil mõni tema otsadest. Kui Art oli seal olnud ja oodanud, et mind kaosest välja tirida, siis võis arvata, et Miles oli süütamisega seotud. On ju? Pigistasin hambad kokku. Niipea, kui me tagasi maja ette jõudsime, sikutasin käe Arti haardest lahti, haarasin ta tohutust õlast ning pöörasin ta näoga enda poole. Kas Miles tegi seda? Ei, ütles ta viivitamata. Ta kratsis oma lühikesi juukseid. Nähtamatute sõrmede puudutus ronis mööda mu kukalt üles. Vehkisin ta suunas näpuga. Parem on, kui sa tõtt räägid, Art Babrow, mitte lihtsalt seda, mida Miles sulle öelda käsib. Kaudi ausõna, lausus Art käsi üleval hoides. Ma ei uskunud teda. Ma ei saanud. Mul oli tunne, nagu oleks mu kõri vatti täis topitud. Ma lämbusin. Sikutasin mõlema käega oma juukseid, tegin enda ümber täis tiiru, veendumaks, et majadel ja laternapostidel pole kaameraid, ning hakkasin mööda kõnniteed astuma. Kuhu sa lähed, hüüdis Art? Ma tean küll, et sa ei tulnud oma autoga. Ma lähen koju, hüüdsin. Kodu. Kodu oli hea. Kas su majani pole mitte mitu kilomeetrit? Tõenäoliselt. Mida paganat, ütles keegi. Aiavärav kolksas kinni. Kuhu sa lähed? Ma ju ütlesin, et hoia teda siin. Vaatasin selja taha. Miles oli Artile järele jõudnud. Marssisin tagasi. Suskasin näpu Milesile rindu. Mida kuradid sa enda arust teed? Paned kellegi juuksed põlema ja siis lased tal mind süüdistada, kuna tuleb välja, et ma olen armukade. Mis tagasi tegemine see selline on? Raamatud, laud ja kõik muu on üks asi, aga see siin on juba naeruväärne. Miles pööritas silmi. Äkki paneksid suu kinni ja lõpetaksid arvamise, et sa tead kõike? Äkki lõpetaksid sina selle nõmetsemise? See lipsas mu suust välja liiga kiiresti, reflektiivse reaktsioonina kõhus pöörlevale süütundele. Mul ei olnud vähimatki tõendit, kuid ma soovisin, et ta vait jääks. See õnnestus. Ta suu klõpsatas kinni, käed tõmbusid rusikasse, lõual tõmbles üks lihas. Vahtisin talle otsa, kuni ta sõnu otsis, aga ka mina olin nende otsimisega ametis. Mul ei olnud vähimatki aimu, mida edasi teha. Koju. Ma pidin koju saama. Nägin oma kujutluses, kuidas Silja mind mööda tänavat taga ajavat rahvamassi juhib, kriisates mu saatanlikust kuriteost nagu puritaanid nõida hukates. Ma ei olnud midagi halba teinud. Ma ei teinud kunagi midagi halba. See ei olnud minu süü. Alex, ma võin su koju viia, ütles Art.
ei, aitäh! Pöörasin ringi ja hakkasin uuesti astuma. Ma ei hoolinud sellest, kuhu läksin. Peaasi, et kuhugi mujale. Art ütles veel midagi. Ta sõnad põrkasid mu pealt tagasi. Vaatasin otse enda ette. Tänav jäi väga vaikseks. Minu ees astus puu tagant välja Miles. Kuidas ta nii põrgulikult kiiresti juba sinna sai? Alles 10 sekundit tagasi oli ta mu selja taga. Aga nüüd oli ta vähemalt 3 maja kaugusel. Ta astus rahulikult minu poole, riided räbalais justkui oleks ta karu käest pureda saanud. Kui ta lähemale jõudis, täitis õhku alkoholi ja tiigimudal ehk. Tedretähnide asemel olid 100 väikesed augud, millest tuksles verd tema kahvatutele põskedele. Ma ei taha sinuga rääkida, katsusin temast mööda minna. Ent ta sörkis tahapoole, pilk minu silmadel. Käed rippusid lõdvalt külgedel, ta sõrmed näisid pikemad kui tavaliselt, nagu olnuks neil liiga palju sõrmenukke. Kõhus keeras. Ma ei osanud arvata, mida ta küll oma tähnidega teinud oli, aga ma ei võinud lasta tal näha, kui väga see mind endast välja ajas. Ta ei läinud ära. Tahtsin, et ta läheks ära. Mine minema, karjusin ta peale. Ta ei pilgutanud silmi. Ta silmad olid sinisemad kui kunagi varem, sinisemad, kui need oleksid pimeduses olla tohtinud. Nende taga hõõgus päike, sulatades neid seestpoolt nagu küünlavaha. Värvid voolasid ta nahalt maha. Alex, keegi haaras mu käest, pööras mind ringi. Seal seisis samuti Miles, ainult et ta ei veritsenud ja ta riided ei olnud ribadeks ning silmad olid õiget sinist tooni. Tõmbasin oma käe lahti ja taganesin ja põrkasin vastu Milesi. Kellega sa räägid, küsis Miles, tavaline Miles. Art seisis kohe tema taga. Ma ei... ei, neid oli 2. Ma teadsin, et see polnud õige. Teadsin, et neid ei tohiks 2 olla. Aga ta sirutas oma käe mu näo juurde ja ma tundsin, kuidas ta nahast õhkus külma. Mu juukse juured kisendasid sellel, kui ma neid tirisin. Ärge tulge kumbki lähemale, ma osutasin mõlemale Milesile taganedes lähima murulapini. 1 Miles oli juba piisavalt hull, 2 oli talumatu. Tavaline Miles kortsutas kulmu. Millest sa räägid? Hoia oma suu kinni, idioot, kisendas mu vaikne kukla hääleke. Asjad ei oleks tohtinud nii sõgedad olla. Ta ei ole tõeline. Ta on. Ta ei ole. Ta ei ole. Ta on. Külm sõrm puudutas mu põske. Kuidas saab ta sind siis puutuda? Verine Miles jõllitas mulle otsa. Suu laiaks irveks kõverdunud ja ka tema hambad olid vereplekilised. Miles ei naeratanud kunagi, mitte niimoodi. Sel hetkel, kui verine Miles minu poole hüppas, kukkusin ma maha. Maailm mattus pimedusse. Kuulsin samme. Art hüüdis midagi, millest ma aru ei saanud. Keegi haaras sõrmedega mu õlgadest ja proovis mind püsti tõmmata. Tõmbasin käe rusikasse ja virutasin, tabades kellegi ihu. Oie. Sõrmed lasid minust lahti. Pagan, ta lõi sind, boss. Tõesti või? Saad sa teda kanda? Ma võin proovida. Vingerdasin eemale, aga Arti habemäe, mis veevürtsikas lõhn uputas alkoholi ja tiigimudaleha. Üks suur käsivarres siugles ümber mu õlgade, teine põlvede alla. Ta tõstis mu üles. Ta vapub nii kõvasti, et vaevu jaksan teda kinni hoida. Siiapoole, ma viin ta koju. Tundsin näol sooja õhuvoogu. Ma ei avanud silmi, sest siis oleksin teda näinud. Pikapi uks kriiksatas lahti. Avasin silmad ja nägin, kuidas Art mu kõrvalistmele pani ja turvavöö kinni klõpsas. Miles ronis juhi istmele. Mine peole tagasi ja ära sellest kellelegi räägi. Ei, Art, ära jäta mind temaga kahekesi. Aga Art noogutas ja pöördus minekule. Miles käivitas auto. Alex. Vahtisin aknast välja. Kuhu ta kadus? Alex, palun vaata mulle otsa. Ma ei vaadanud. Mis toimub? Ta hääl muutus kimedaks ja murdus. Mida sa kardad? Vaata ometi mulle otsa. Piilusin teda korraks silmanurgast. Tundsin saiakeste ja piparmündiseebi lõhna, karge ja teravana külmas õhus. Miles hingas välja, aga mitte kergendatult. Ta prillid libisesid ninale.
ta paremal põsesarnal oli sinikas juba õilmitsema hakanud. Ta pilk vilksatas tagasi teele. Mis lahti on, küsis ta uuesti. Mida sa nägid? Seal ei olnud kedagi peale sinu, minu ja Aardi. Raputasin pead. Ma ei saanud talle öelda. Ta ei tohtinud kunagi teada.